Oleks mulle 6-7 aastat tagasi keegi öelnud, kui minul oli vähk, et sa oled selle ise loonud oma ebateadlike mustritega, oma tervendamata haavadega, oma ohvrirolli energiaga. Tüdruk, vaata ausalt otsa, mida sa teed üle enda keha. Vastavalt sellele, kuhu sümptom lööb, vaata ausalt otsa, mis sa teed üle enda keha. Minul oli emakakaelavähk. Ja oleks mulle tollel hetkel keegi öelnud selliseid sõnu nii puhtalt, nii ausalt, nii otse, nii toorelt, isegi kui ma olin teadmatusest, ma ei olnud teadlik nendest asjadest, millest ma olen täna teadlik. Ma saan aru, et ma pidin selle teekonna ise läbi kolistama, ise jõudma nende taipamisteni. Aga lihtsalt, kui ma kerin tagasi ja kui keegi oleks mulle seda toorest tõde toonud mulle küll kuldkandikul lauale täpselt sellisena, asjad oleks hakanud juhtuma palju kiiremini. Ma oleksin saanud aru tõest iseenda kohta kohe, mitte 2 aasta pärast. 2 aasta jooksul kolistanud läbi nii palju ämbreid. Ja praegu ma näen ka väga tihti seda, et kui kellelgi on mingisugune haigus, vahet ei ole milline, siis me võtame hoiaku, et oi, nii kahju sinust. Jah, on kahju küll. Aga hinge tasandil sa oled ise tulnud seda õppetükki tegema, seda õppetundi saama, seda lahti kodeerima, seda lahti häkkima, sellest ise aru saama. Aga see ei aita kaasa ja ma mäletan minu enda haiguse ajal ka, oi kui kahju, vaene sina ja nii edasi. See ei aita kaasa. Ja tihti ma näen ka praegu seda, kuidas me näeme võib-olla kõrvalt, et ma tegelikult näen, kus sul see tuleb. Ma tegelikult saan aru, et sul on seal mingi värk. Ja me ei julge öelda, sest me ei taha haiget teha. Aga see tõde on palju kordades tervendama kui see, et sa ütled, oi kui kahju sinust lihtsalt. Vaene sina, see ei aita kaasa. Kui sümptom, mis tahes sümptom sai loodud sinu sees, siis sa saad selle samamoodi minnes sammud tagasi lahti kodeerida, lahti häkkida, ära tervendada. Kui sa selle jama kokku lõid, saad sa selle jama kokku ka ära luua, lahti luua. Siin on 200 lehekülge ausat, puhast tõde minu teekonnast, mida ma oleksin soovinud, et keegi mulle varem oleks öelnud. Maris Pulla, vähidiagnoos kui elupäästja. 200 lehekülge ausat, puhast tõde, ole lahke, kommenteeri raamat, kui tahad seda endale.